Tere kõigile! On siis laupäev, Saturni päev ja täna räägime Marsi ja Saturni vastasseisust. Algselt oli mul planeeritud tänaseks Saturn sõnnis seminar ja kui ma seda ette valmistasin, siis oli ühel hetkel selge, et tuleb rääkida hetkeseisust, sest need energiad, kui keskenduda mingile teemale ja kui selleks teemaks on planeedi energiat, siis nad tulevad kohe kohale ja loomulikult tulevad kohale kõigepealt need energiat, mis on hetkel aktiivsed. Ja kuna hetkel aktiivne energia oli kõikide meditatsioonide ja mõtluste sisuks, siis Saturn sõnnis ootab oma rahulikumat aega. Nii et kellel huvi, liituge, vaadake, kas sobib, tegemist on tasulise tegevusega, see on minu katse jätkusuutlikult oma teadmisi jagada ja jätkusuutlikkus on võimalik ainult siis, kui kogu elu on pühendatud sellele tegevusele ja järelikult kogu selle elu tegevus peab ka tooma tasu selle tegevuse eest, sest muidu ta pole jätkusuutlik. Kui aastaid tagasi oleks keegi mulle öelnud, mida tegelikult selline elukutseline tegevus endaga kaasa toob, siis ma oleks ammu ilma selle peale juba tulnud, sest see sügavus, millega seisab vastamisi siis, kui kogu elu ongi pühendatud mingile teemale, see ei ole võrreldavgi sellega, kui seda teha hobi korras ja lihtsalt uurida ühte valdkonda, mis on lihtsalt huvitav. Nii et kogu see firma alt ja läbi ja üle ja selles vormis tegutsemine on andnud selliseid sügavusi ja sellist kaitset, et ma soovitan kõigile, kes nii-öelda selle valgustööga või vaimsete huvidega on, et teha endale üks lisavorm, see on ka struktuur, vorm, võimalus, selgroog, et selle najal, selle toel, selle kaitsva ja suuremat avarust võimaldava vormi abil süüvida asjadesse, mis siis ennast huvitavad ja seda ka jagada. Et jagada. Et kuidas jagada see, mida me teame, kõigile neile, kes seda vajavad. Kellel on 7x7 eluaastat elatud, nendel on tšakrate süsteemid välja arendatud ja nende kohus ja nendel on lihtsamad võimalused jagada kõike, mida nad on juba teada saanud ja mida nad on kogemuseks vorminud, mida nad on läbi mõtestanud, see on võimalik sõnastada ja anda suurema terviku kasutusse. Niisiis, Marss ja Saturn, inimehituse 2 väge. Inimehituses osalevad loodusjõud, Päike, Kuu, Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter, Saturn. Need on puhtad, selged, helged, jumalikud, kõikjal olevad, kõik olevad eneseteadlikud teadvused, kes on ühe osa oma olemusest andnud ärkavate eneseteadvuse hankijate kasutada, ehk siis meile. Nad hoiavad seda energiat puhtana üleval. Ei lähe närvi, kui nende varandusega oskamatud ja teadmatud inimesed teevad, mis pähe tulevad. Nad hoiavad seda puhast kogemust üleval.
Ja sellest puhtast kogemusest siis on võimalik ehitada vorm erinevatel tasanditel, mille füüsilisi objekte me näeme siis siin kulgemas. Võib öelda, et me kõik oleme päikesesüsteemid, viimne kui üks oma vaimselt avaruselt. Meie piirid lõpevad seal, füüsilised piirid lõpevad seal, kus Saturn liigub. Saturn teeb tiiru umbes 30 aastaga ümber päikese, me oleme nii suured. See, et ma lõpen siin heal juhul meetri pealt, see on minu piiratus. Ja see, kui ma ei hooma ennast kilomeetrite kaugusel olevana, seal ka sama eneseteadlikuna kui siin, see näitab minu arenguruumi. Aga korra me siin juba oleme, sellisel kujul ja sellisel viisil. Ehk siis teoreetiliselt me võime arvestada, et me oleme päikesesüsteemid, kes teadvustavad ennast hetkel sellises kehas. Ja kes sellisel kehalisel kujul hangivad endale eneseteadvust. On vaja väga suurt eraldatust üks olemisest. Me oleme algselt igavikulised, loojaga üks. Ja mingil põhjusel see suur looja oma väikeste sädemete läbi teadvustab iseennast selliselt, et iga säde saab eneseteadvuse võimaluse ja seda me oleme siin kasvatanud. See on pikki ajastuid, pikk liikumine ja jõuame siis siia otsapidi. Ja Saturn vastutab siis eneseteadvuse eest. 30 aastaga vaadake, kellel ei ole veel vaadatud, Saturni grupis on olemas videod, kus ma räägin tagasipöördumisest ja üldse Saturnist pikemalt. Sellest eneseteadvuse loomisest, eneseteadvusele ärkamisest, seda eneseloojaks olemist, mis teadvustades, seda siis tundma õppides, seda kasutama õppides, sellest võiks rääkida päevast päeva, hommikust õhtuni, sest kõigil on selles suhtes omad kogemused. Me oleme hääles selliselt, et me surres, andes ära oma tiheda füüsilise aine, oleksime tunduvalt enam ärkvel, tunduvalt enam eneseteadlikud loojad, kui me siia kehasse sisenedes olime. Ehk siis meie kõigi ühine eesmärk on minna siit teadlikumana ära. Ja kõik loodusjõud, need samad puhtad loodusjõud on meie enda poolt häälestatud selliselt, et see ärkamine toimuks. Ärkamisele viitab või õigemini ärkamisele vastuseismine, sellele viitab raskustunne, rõhutunne, selline tunne, et keegi on laadinud mulle koorma kukile ja ma ei jaksa kanda, kuigi keegi ütleb mulle, et ei anta kanda rohkem, kui kanda jaksab. Aga kes neid asju kandnud on, see on see igavikuline ja kõrgem loomus, mida osad palveldavad ka jumalana, kuid tegelikult me oleme need meie ise, kes veel siin kehas olles ei tea veel seda igavikulist ja alati olemas olevat iseennast. Ja Saturni seisud on need seisud, kus ta oma leebel moel võimaldab igaühel kasvada tema oma loo ja oma mustri järgi. Kui on tunne, elu on raske. Kui on tunne, ei jaksa, ei jõua, ei taha, ei ole, mitte midagi ei saa. Kui on tunne, et seda koormat laovad teised,
mulle kukile. Muidu oleks päris mõnus elada, aga need teised, no mis sa teed, ei lase. Piiravad, ahistavad, koormavad, distsiplineerivad, kutsuvad korrale, nõuavad. Midagi, millest ma aru ei saa. Ja depressioon näitab seda, et isik ei võta vastutust iseenda eest. Ja kui ei hakka ennast teadvustama, kui ei hakka taipama, et looja olengi mina, läheb depressioon aina suuremaks ja suuremaks. Ka keha eneselt äravõtmisest abi ei ole, sest emotsionaalsed seisundid, see, mille surmahetkeks, füüsilise surmahetkeks peaksime me saavutama rõõmsa, õndsa, õnneliku ja igavikulise olemuse, sest peale keha kadumist see seisund 10-kordistub, 100-kordistub ja kestab täpselt nii kaua, kui sinna on energiat kogutud. Nii et kui surmahetkeks suudetakse ennast depressiooni elada, siis see depressiivne seisund läheb kordades, võib-olla 100 kordades tugevamaks. Nii et keha enese käest äravõtmise peale mõtleminegi on mõttetu. Pigem tuleks mõelda, kui on raske, siis võtta see vastutus enese elu eest iseenda peale ja jätta kõik teised rahule, sest teisi tegelikult ei ole. Jah, on. Me saame nimetada, loendada, võime nimekirju teha, aga kui võtta sellest kõiksuslikus, üldises tähenduses, teisi ei ole. On olemas mina ise, mis minu enesest lähtuv loomine ja maailm, mida ma näen, on minu enese sees kokku pandud. Kui me teeksime uurimuse, siis võib avastada, et me kõik elame erinevates maailmates. Inimesed satuvad ühte ja sellesse samasse sündmusesse ja hakkad neid pärast üle kuulama, võib tekkida olukord, et seal on täpselt nii mitu sündmust, kui palju oli inimesi. Ja mis siis tegelikult toimus? Toimus see, et see kuupäev, see kell olid need inimesed vot seal. Saab rääkida teatud liikumistest seal, aga kogemuse mõttes. See, mida igaüks kokku pani iseenda jaoks selles sündmuses, see, mida igaüks koges, see on tema isiklik lugu, tema enese, oma maailma, oma loomingu tulemus. Marss esindab inimehituses liikumist. Kui võtta nüüd minapõhiselt, siis Marss võiks olla see madalam mina, nii öelda, see instinktiivne mina, see impulsiivne mina, see ürgne mina, see, kes paneb meid liikuma. Kui me siseneme ainesse, siis alguses on kõik õhuline ja me samm-sammult hetkelt, kaotades ühtsuse tervikuga, mitte omades eneseteadvust, me jääme kiiresti magama, magav teadvus teeb igasuguseid tegusid, kus tuul puhub, sinna liigub. Ja Saturni seisud siis omakorda Marsile võimaldavad teadvustada ja kasvada eneseteadvusena ka liikumises. Kas see, mida ma teen, loob suuremat eneseteadvust? Kas see, mida ma teen, loob õnnelikkust ja harmooniat? Sest kõik need jõud, mis meile on antud, need puhtad jõud, need 7 teadvust, kes hoiavad meie võimalust
omada kõiki peenemaid kihte, kõiki tšakraid, need on kõik teadvuste poolt üleval hoitud teatud aeg. Ja see aeg on mõeldud selleks, et luua oma eneseteadvus, mida siis energeetiliselt võib nimetada ka taevaseks lennukiks, taevaseks sõidukiks, kalliskivideks, Merkaba väljaks. See on see väli, mida me peame nendest energiatest läbi eneseteadvuse valgustumise sinna sellesse kehasse, mis eneseteadvust säilitab siis, kui mitte midagi ei ole, nagu ehituskividena panema. Ja sinna sobib ainult see puhas energia. Et see, mis tuleb puhtalt, see ka puhtalt läheks. Takistused Marsi energias võimaldavad vihastuda, ärrituda, ägestuda, õiendada, näägutada, nad võimaldavad agressiivsust, välisesse oma sisemise liikumise eripära kohe kehastub, kohe tekib keegi teine, kes toob meile välja selle. Ja siis, kui me ei tea, et see on meie enda looming, see välises maailmas, see, kelle peale me ärritume, siis mis me lähme teeme? Parimal juhul jääb see teine ellu, kui ta ikka on meid korralikult vihale ajanud. Üks inimene vihastab teise inimese peale selle tõttu, et tema enda sees on liikumine takistatud. Kui enda sees on viha, ehk siis energialiikumised on takistatud, siis küll leidub keegi, kes sind vihale ajab. Küll leidub keegi, kes ärritab. Sest see tuleb enda seest välisesse maailma. Tänu internetile on meil kogu aeg peegeldused olemas. Jälgime, mida valitsus teeb, mida keegi ütleb, mida keegi viib, keegi toob, keegi teeb mingeid tegusid. Ja see, kuidas me sisemiselt reageerime sellele, see räägib sellest, milliseks me selle sündmuse ise loonud oleme. Kui väliseid sündmused toimuvad ka selliselt, et võib-olla me ei ole oma sisemise olukorraga seda vähemalt praegu loonud, siis me saame antud olukorras jääda rahulikuks. Kui me peame ennast kehtestama, kui me peame välja ütlema asju ja me sisemiselt reageerime, siis tegelikult me veel teist ei näegi. See teine on pidevalt minu enese maailma näitleja, rolli täitja. Minul on rollid, mina täidan see sinna, see tänna. Ja siis ühel hetkel, kui ma lõpetan selle eneseseisude välisesse maailmasse delegeerimise või see hakkab murenema, siis võib selguda, et see isik on hoopis midagi muud, kes minu elus on täitnud minu ärritaja rolli. Või mina olen tema elus sattunud peegeldama tema sisemise maailma seisundeid.
nii elekter katkes siin vahepeal, et kuidas ta nüüd reageerib sellele, et kas ta nüüd tundub vähemalt mulle, et ma jätkan, vähemalt, et ma näen siin silmade järgi, suurarvuti pani nüüd ennast päris kinni, ma räägin siin läpaka pealt, et tal on mingisugused patareid olemas, et korraks oli voolukatkestus, siin on praegu 5 kraadi külma, uudised räägivad, et lõuna pool pidi soe olema, minul veel puud lehes ei ole, nii et takistused on Saturni teema. Ja takistused mitte sellepärast, et saaks takistada, vaid sellepärast, et sünniks eneseteadvus. Kus iganes toimub peatumine või peatamine või surve või rõhuasetus, see räägib, saa eneseteadlikuks, võta vastutus iseenda eest, iseenda peale, võta vastutus oma mõtete eest, võta vastutus oma tunnete eest, võta vastutus nende tegude eest, milles sa oled nõus osalema. Kus on teadvus, seal on sinu energia. Seal on need 7 puhast loodusjõudu, mida igaüks on häälestanud vastavalt enda hetke võimalustele, vajadustele. Ja selleks, et jõud uuesti puhtaks saaksid, selleks siis aeg-ajalt me näeme, kuidas asjaolud on. Igas ühenduses on uue õppimise energia sees. Ja see ühendus, kui võtame seda loomisringi, ühendus on 2 väge, on ühes loomisruumi kraadis ja nad täpis häälestavad teadvustele seda energiat, milles osalevad 2 jõudu. Ja järgnevad suhted. Kiirem läheb nii-öelda eest ära, aeglasem sammub vaikselt järgi ja nende omavahelised suhted on selle ühise ühenduse välja arenemise, välja kujunemise lugu. Kuidas me neid jõudusid kasutame? See nüüd sõltub igast ühest endast. Ja vastasseisudes siis on selles ühenduses olevad 2 väge kõige erinevamal kujul välja kujunenud ja oma loomust näitavad. Kui ühenduses 2 tükki sulavad kokku, sulavad üheks, siis vastasseisus need 2 kokku sulanut väljenduvad iseseisvate võimalustena. Ja see kõik toimub inimese hinges. Nii öelda, me loome hinge siin. See hing ongi see taevane sõiduk, mida me päästame, tervendame, parandame, tõstame üles, viime taevastesse maailmatesse, loome sinna kõrgemaid kihte, sinna hinge tasandisse ja midagi ei ole teha, viibime aeg-ajalt ka eneseloodud põrgus. Põrguseisundid on kõik eneseosalusel loodud. Eneseosalusel nende puhaste algsete jõudude häälestamised väljenduvad tagajärgedena selles meeleseisundis, mida võib põrguks nimetada. Kõik meeleseisundid on eneseloodud
välised sündmused võivad tunduda, et nad loovad neid. Tegelikult on kõik seemned enese loodud. Ja vastasseisust tuleb välja nüüd see, mida on nende kahe jõuga tehtud. Mida on selle ühendusega tehtud. Ma tõin selles Saturni grupis välja selle dokumendi, kus on lähiaja ühendused ja vastasseisud välja toodud. Ehk siis kuupäevaliselt, kes päevikut peab või kes niisama hea mäluga on, saab jälgida neid viimaseid ja tulevasi võimalusi. Ja vastasseisuga magav teadvus, ta tavaliselt samastub ühe osapoolega ja teised esindavad siis seda vastasteisu teist poolt, ehk siis teadvus magades ei suuda hoomata, et ta on üks terve, kõikjal olev, igavesti olev ja ta vajab kogu aeg sellist teised mina olukorda. Miks me igatseme suhteid niivõrd väga taga? Miks meile need suhted on nii olulised? Suhted on taevatrepi esimene aste. Suhetes pannakse proovile, kas sul on eneseteadvus või ei ole. Ja läbi suhete on väga intensiivne enese areng võimalik, sest kogu aeg teine peegeldab meile meie enese teadmatut loomust. Meie enese teadmatut loomust. Ja nüüd siis vastasseisus. Ma võin samastuda Marsiga. Mars kaksikutes, hästi liikuv, selline tunne, et jookseks igale poole, tegeleks kõigega, räägiks kõigeks, igale poole tundub, et oleks nagu asja. Vajadus suhelda, vajadus rääkida, vajadus kontaktis olla, vajadus ütelda. Et see Marsi energia on rakendatud selle kaksikute läbi tuleva energia vankri ette ja hääles on siis Zodiaagi märgid on kui kristallitahud, mis häälestavad ja võimaldavad sellel teadvusel, nimetusega Saturn, vahendada kõigile siin oma eneseteadvust hankivatele teadvustele energiat. Mida igaüks selle energiaga veel edasi teeb, see on tema otsustada. Kas kannatab või loob õnnelikkust, täiesti enda valik. Küsimus on, et kuidas siis seda kannatust lõpetada ja õnnelikkust luua, see ongi igaühe ülesanne. Budismis räägitakse 3 põhjusest, viha, iha ja teadmatus on tõlgitud neid, mis loovad kannatusi. Teadmatust saame lõpmatuseni aidata üksteisel kõrvaldada selle, kuidas me energiaid lükkame ja tõukame, ehk siis iha on see, kui me tirime ja tahame midagi endale ja nagu me lõpetame selle tirimise, energiad liiguvad meist eemale ja me tunneme puudu olemise seisundeid, need on kõik energia tirimise tagajärg. Ja energia lükkamise tagajärg on see viha ja vastumeelsus. Mingeid nähtusi me ei taha oma ellu, me lükkame ära, teeme kaitseid, tõstame ja ehitame kõik suured valgusmüürid selle kõige vahele, mida me ei taha. Ja nagu me lõpetame selle tegevuse, siis kõik see, mida me oleme ära lükanud, see voogab teadvusesse tagasi, sest me peame lõpetama selle äratõukamise. Sest eneseteadvus
ei tiri ega tõmba, vaid lihtsalt on, kasutades harmoonilisi võimalusi enese väljendamiseks. Kõik, mida me tirime endale, kõik see liigub ühel hetkel meist eemale ja kõik, mida me endast ära lükkame, see ühel hetkel meieni uuesti tuleb, sest need energiat tuleb ära puhastada. Kui meile tundub, et väline maailm on raske, nii, nüüd ma olen siis vastasseisus, ma samastun näiteks Marsiga, ma tahan liikuda, ma tahan tegutseda, ma tahan seda, teist, kolmandat, mulle on seda, teist, kolmandat vaja, mul on kõigest puudu, ma kirglikult tahan ühtesid asju ja kirglikult lükkan teisi asju. Ja Marsi ja Saturni nii, katkes jälle korraks. Marsi ja Saturni vastasseisu ajal tekivad piirangud, raskused, üks ei tee seda, kas või praegugi mitu korda on katkenud juba. Ma ei tea, kas see jutt üldse jõuab kuhugi, kes seda kuuleb. Ja kas sa tunned, et sa jääd millestki puudu, kui sa ei kuule, kui katkeb, mis tekib sees. Ehk siis Saturn ütleb, saa eneseteadlikuks, teadvusta, mida sa teed, teadvusta oma energiate tirimine ja äralükkamine, teadvusta oma viha, ärritus, mida sa kogu aeg välisesse maailmasse lood. Kõik vormid, viimne kui üks vorm, viimne kui üks vorm, viimne kui üks mõte, viimne kui üks tunne, viimne kui üks sündmus on teadvuste poolt loodud. Aine iseenesest ei saa mitte ühtegi vormi võtta, selle annabki teadvus oma tähelepanu, oma meeleseisundiga. Ja kui asi on juba füüsilises, siis seda on väga pikalt juba loodud. Sellist füüsilist keha nagu meil praegu, seda me oleme loonud ajastuid. Jah, vanemad annavad meile võimaluse, aga ehitab igaüks selle ise. Igaüks on ehitanud, loonud, laskunud tihedamatesse kihtidesse, kiht-kihilt, kuni oleme siia jõudnud, et näha oma loomise tulemust. Ja Saturn ütleb, tee korda oma liikumine. Kõik piirangud räägivad sellest, et kas on kusagil üle või on kusagil puudu. Aga selle üle ja puudu kohale tassijad ei ole teised ega väline maailm, vaid see ongi minu enese töö. Minu enese töö on luua eneseteadvus ka tunnete tasandisse. See võimaldab mul lõpetada igasugused põdemised hetkega. Kui sa põed lõputult, suutmata peatada seda põdemist, siis see tähendab, sul puudub selles tasandis eneseteadvus. See jääbki nii kaua kestma, kuni sa seda eneseteadvust looma ei hakka. Täpselt samamoodi, kui tunned, et mõtted ketravad. Et sa istud selles mõtete ketramise voos, välja ei saa. Ei saa sellepärast välja, et vastutust ei ole võetud oma mõtete eest. Eneseteadvust ei ole, telge ei ole. Ja see jääbki ketrama ja läheb kogu aeg suuremaks. Ja see on selleks mõeldud, et loo oma eneseteadvus, nagu on selgroog füüsilises tasandis. Katki läheb see selgroog füüsilises tasandis, kui jätame loomata ka peenematesse ainelistesse kehadesse oma selgroo ja telje eneseteadvuse. Mina vastutan nende tunnete eest,
mida ma loon, põdemine, pidev põdemine mingis seisundis, see tähendab kogu aeg ühisesse katlasse seda laadi energia kanaldamist, häälestamist. Tuleb puhas valgus, tundub, et väline maailm on tume, rõhuv, agressiivne, siis me selle puhta energia, selle ettekujutuse ajel muudamegi selleks mustaks, tumedaks, pahaks energiaks, mida siis valitsejad kasutada saavad. Riigi valitsejatel on kasutada see energia, mida inimesed mõtlevad, kuidas suhtuvad, kuidas tunnevad. Ükskõik millistel põhjustel need tunded, mõtted ja seisundid on tekkinud, sellel pole enam vahet. Iga kord, kui me reageerime uuesti, me saadame uue portsu ühisesse katlasse, mida siis järjekordne otsus kasutab. Kuidas seda muuta, see ongi igaühe ülesanne. See põhjuste ja tagajärgede ring, ehk siis kõik kõik on kuulnud, mida külvad, seda lõikad. Kus on see murdepunkt, kus on see rattast välja minemise punkt? See on see, kui minu mõju maailmale on maailmast täielikult tagasi tulnud. See tähendab seda, et ma olen pilgeni seda iseenda mõju täis ja siis on mul see hetk, eks ole, kui me võtame füüsilise hingamise. Füüsilisse kehasse tulles me kõigepealt hingame oma karmilise mõjutuse sisse, esimene hingetõmme. Surmahetkel me hingame kõik oma mõjutuse välja ja kogu vahepealse aja toimub see, et see enne väljahingamist on paus. Ja enne sissehingamist on ka paus. Ja need on need hetked, kus on võimalik teha muudatus. Ehk siis muudatus toimub hetkel, kuidas me otsustame reageerida sellele mõjutusele, mis tundub meile maailmast tulevat. Kas panen samamoodi harjumusest edasi või teen muudatuse? Inimesed arvavad, et väline maailm sunnib meid teatud viisil toimima ja reageerima. Sest nad ei ole märganud oma varasemat sarnast toimimist ja alles vastasseisus kõige ilmneval ja selgemal moel tuleb välja see oma loov tegevus. Ehk siis praeguses vastasseisu ajal tuleb välja see, kui eneseteadlik on minu tegutsemine olnud, kui ennast loov, kui harmooniat ja tasakaalu, õnnelikkust, armastust, heldust, helgust, kaastunnet loov on siis olnud minu tegevus. Kui ma tunnen end piiratuna, rõhutuna, raskuses olevana, siis see on Saturni kingitus, võta vastutus iseenda seisundite eest, iseenda peale ja muuda ära oma mõjutus maailmale, siis muutub maailma mõju iseendale. Maailmal on iseendale see mõju, kuidas me maailma mõjutame. Ja me ei näe enne, kui maailma mõju tagasi tuleb. Ehk siis see ongi see ainelisuse eripära, et magades, mitteteadlik olles, teadmatu olles, me mõjutame maailma. Ja tagasi tulev mõju on niivõrd suur, et hakkab läbi kannatuste
erinevate kannatuslaadsete seisundite abil näitama, et see mõju maailmale ei ole sobiv. Ja kas võetakse nüüd vastutus nende seisundite eest iseenda peale või mitte? Kui ei võeta, tekivad haigused. Ehk siis see mõjutus jõuab lõpuks füüsilisse kehasse, füüsilise häire näol. Ja niimoodi kehastusest kehastusse. Füüsilise surma hetkel läheb teadusareng lukku nii öelda. See on lõpu ja alguse koht. Ja sellest hetkest, kuidas me seda läbime, millisest tšakrast me väljume, kui elujõud ei tõuse eriti kõrgele, jääb sinna esimese 3 madalama, tihedama tšakra tasandi peale, kui armastuse tasandit üldse pole elu jooksul suudetud avada, siis ega surma hetkel ongi valida, milline neist. Ja vastavalt sellele satutakse ka maailmatesse, mida siis ise on loodud oma tähelepanu, meeleseisundi, suhtumiste, reageeringute ja vajadusest teisi paika panna. Nii et kui ma olen samastunud Marsiga ja ma tahaksin teha, tegutseda, liikuda isas ja väline maailm takistab, siis see küsib su käest, kas sa oled eneseteadlik, kas sa võtad vastutust, see on nüüd, vaata nüüd endasse, sa oled tulnud siia selleks, et minna siit teadlikumana ära, minna kasutada seda aega valgustumiseks, kasutada siin paremaks inimeseks muutumiseks, kasutada seda aega eetilisemaks muutumiseks. Kui ei taha, ole haige. Saturni haigused on reumad, liigesed, lõpuks ei liigugi enam. Saturn võtab niimoodi liikumise ära. Kiigumegi 10 aastat kiiktoolis. Antakse järelemõtlemise aeg elu poolt. Sellised kroonilised haigused, mida ei ole võimalik nagu läbi põdeda, nendel ei ole rohtusid leitud, ei olegi rohtu, sellepärast et rohi on ju eneseteadvus. Ei taha eneseteadlik olla, keha järjest enam kaotab liikumisvõimet. Traumad. Marsi ja Saturni suhete üks võimalusi on luumurrud erinevad. Kui sa oled oma varbaid ära löönud, ennast ära löönud, siis see tähendab seda, et juba tulevad hoiatused, et kuule, vaata, energia koguneb, oled sa eneseteadlik. Põletushaavad Marsi ja Saturni seisude puhul, lõikehaavad toidutegijatel. Ma mäletan, mul oli endal üks periood, kus mul olid kõik sõrmed plaasterdatud, sest nagu isegi lõikasin sõrme paberi küljega, see tundub uskumatuna, aga paber lõikas sõrme niimoodi, et seda tuli plaasterdada, veri tuli välja. Kopeerimispaber lõikas sõrme. Ehk siis need on kõik märgid, et kuhu sa tormad, kuhu sa liigud. Kui nüüd samastuda Saturniga ja Marss on siis väljas, siis võib meile tunduda, et maailm on täitsa segi pööranud. Lasevadki 11 pommidega õhku.
Ja see on nüüd see väline sündmus. See, kuidas me seda kogeme, see on meie enda looming. Vaatame uudistest fakti, nagu me oleme kuulnud, võib ka olla mõni sündmus välja mõeldud. Või mõnda sündmust näidatakse sellisest vaatenurgast, et ta pole enam tõene. See on juba nende vahendajate moonutus. Nad ei saa teistmoodi, nad näevadki asja nii. Ja see moonutus omakorda moondub vastavalt enda häälestusele. Ja kui me selle põhiselt nüüd reageerime, siis me jällegi ühisesse katlasse anname selle reageeringu põhise energia ja see väline maailm lähebki järjest hullemaks. Nii et me võime samastuda Saturniga ja see väline maailm võib tunduda meile agressiivne ja seda on vaja korrale kutsuda, seda on vaja reguleerida, seda on vaja seadustada, korda teha. Ja sealt on üks samm totalitaarsesse ühiskonda, kus kõik peaks olema reglementeeritud. Ja see liikumine täiesti piiratud. Ja nüüd, kui see teadvus avardub, siis ta saab kasutada seda energiat ja korda samaaegselt iseendas. Et puudub vajadus oma seisude välisesse maailmasse delegeerimine. Me saame roosadest prillidest lahti. Me saame tõeliselt näha, kuidas asjad on ja vaadata, mida nende energiatega, ehk siis sinu sünnikaardis olevate seisudega ja hetkeseisudega koos oma tähelepanus ja meeles luua sellist, et sinna suurde katlasse läheks midagi paremat ja enamat, kui sinna enne on läinud. Väline maailm on tagajärgede maailm. Tagajärgede maailm, see tähendab, et juba oma meeles, mõttes, tähelepanus ära loodud maailm. Ja kui me reageerime halvasti hinnanguliselt, siis see maailm läheb veel hullemaks. Sest teadvused kanaldavad sinna seda energiat, mida siis valitsejad kasutada saavad. Nii et igaühe küsimus on, et kuidas luua oma ilma selliselt, et see mõjutus maailmale oleks võimalikult eneseteadlik. Seda räägib ja küsib nüüd see Marsi ja Saturni vastasseis. Võite oma kaardis ka vaadata, kuidas need kaks jõudu omavahel suhestuvad. Mis veerandis nad on? Kas on esimene veerand, kas on vastasseis, kas on nii öelda siis juba kahanev jõudude omavaheline suhe, kas on Marsi ja Saturni suhe nii-öelda viimases faasis. Et kõik räägivad sellest enda võimalusest olla eneseteadlik tegutseja. Ühel hetkel me oma impulsiivse ja ürgmina eest peame ka võtma vastutuse. Kui paljud kohtu all olevad isikud ütlevad, kes on isiku vastaste kuritegude tõttu kohtu all, et nad ei tea, miks nad seda tegid. Mida nad tegid. See tähendab seda, et nad ei olnud eneseteadlikud seda energiat kasutades. Ja kaks jõudu
siis rütmiliselt pakkudes energiat ja isiku suutmatus neid energiaid valitseda tekitab olukorra, kus oi, ma lähen ja näitan neile. Tegelikult tahetakse ise endale näidata, aga teistmoodi veel ei osata, kui läbi agressiivsuse teiste suhtes. Sisuliselt iga agressiivse isiku hinges on karje, ma tahan teada, ma tahan ärgata. Ja kahjuks agressiivsust toodab agressiivsust. Vihkamine toodab vihkamist. Ehk siis ta arendab selle viha nii suureks, et ühel hetkel välisest maailmast see viha tuleb tagasi. Ja siin läheb ka veel hulka aega, enne kui tuleb taipamine, oot, et kes selle loonud on, selle algse liikumise. Loomise seadus on, kõik loodu tuleb looja juurde tagasi. Meie läheme oma looja juurde tagasi ja kõik siin ainelises loodu tuleb meie juurde tagasi. Kõik mõtted, mis on peast läbi käinud, kõik tunded, mis on läbi tuntud, nad lahkuvad puhtasse algolekusse läbi teadvuste, tulevad läbi teadvuse ja lähevad läbi teadvuse. Ja need läbi teadvuse puhtusse liikuvad energiat, kui seal puudub eneseteadvus, siis see on kannatus ja veel kord kannatus. Kas siis hingeline, mõtteline või siis ühel hetkel ka juba täiesti füüsiline. Mingisugune tagajärg. Nii, mis see kell on? Loodetavasti on see jutt kuulda ka olnud, mina olen rääkinud. Teadvustagem ühiselt, mõelgem ühiselt, arutagem ühiselt, kasutagem neid võimalusi, mis meil on. Meil on suurepärane võimalus, et selline sümbolkeel nagu astroloogia on olemas. Sümbolkeeli on teisi veel, põhimõtteliselt tarot, ruunid, hiromantia, et on neid vanu teadmisi siia ikkagi tulnud ja läbi nende sümbolkeelte on võimalik meil teada saada, kui me veel eneseteadlikud ei ole, vähemalt selle hetkeseisu teoreetilisi võimalusi. Nii et see nädal ja järgmine nädal märgakem, kus on piirangud, kus ma tunnen kannatust. Seal ma olen kaugenenud oma vaimsest loomusest või ma pole sellele vaimsele igavikulisele loomusele veel ärganud. Mina olen looja, mina kasutan hetke, sina oled looja, sina kasutad oma hetke. Kui üritad ära taluda, Saturni seis läheb ainult raskemaks. Tema eesmärk on eneseteadvus. Vaatame, kus me ärritume ja vihastume, kus me tunneme vajadust asju paika panna, midagi ütelda, midagi korraldada. Teisi isikuid piirates. Kui Marss üritab minna sellele Saturnile nii-öelda kallale, nad võivad omavahel meist sõda pidada, siis võidab alati Saturn. Ehk siis liikumine saab piiratud ja jõuga sellest Saturni korrale kutsuvast seisundist läbi ei murra. Jalad murrab ära, sõrmed murrab ära, kui minna kallale sellele Saturnile, kusjuures Saturn ei teegi mitte midagi, ta lihtsalt seisab. See Marsi jõuga me lihtsalt jookseme vastu seina ja saame ise haiget.
kui me lööme jala vastu lauajalga ära, siis lauajalg ei ole meid löönud, kuigi me võime niimoodi ette kujutada, et see on. Niisiis, head vastasseisu, head eneseteadvustamist. Kes rohkem teab, vaadaku, mis majades see vastasseis toimub, kus on Marsi aktiivsus, kus on Saturni kord mitte rõhumise ja surve mõttes, vaid eneseteadvuse hankimise mõttes. Seal, kus on Saturn, seal me kasvame igavikulise iseendana kõige kiiremini. Kõige kiiremini. Kellel on väga raske, see on võtnud kiirtee. Ja nüüd on küsimus, et kas kasutad seda energiat või mitte. Saturn annab energia, mille mõjul ja toimel me saame oma loomust muuta, oma iseloomu muuta, oma kõik kehvad omadused, isikuomadused, hingeomadused, hingehaavad ära tervendada, ära parandada, ära teadvustada, uueks luua. Küsimus on selles, kas mina võtan vastutuse enda seisundite eest ja kas ma otsustan seda raskustunnet ära kasutada ja eneseteadvust luua selle ajal. Ehk siis puhastada need puhtad jumalikud jõud algpuhtusesse tagasi. Saturn ütleb, tee korda. Korda mitte maises mõttes, vaid vaimses mõttes, eetilises mõttes. Ikka selleks, et me saaksime siit sellest ringi rattask tiirlemisest minema, kui me tahame. Sest kõik see, mida igas kehastuses on see jõudude kogum erinev. Nii et kui sa eelmises elus ja üleeelmises elus olid hästi tubli, siis selles elus sa selle tubliduse ja töö najal suudad enda olukorda hinnata ja see hinnang võib olla katastroofiline võrreldes selle eelmise särava puhta olemisega, aga nüüd on küsimus selles, kuidas puhastada selle elu häälestus algpuhtusesse tagasi. See, mis on olnud väga tubli. Aga kuidas puhastada algpuhtusesse tagasi see praegune seisund? Niisiis oleme olemas, armastustarkust, teadlikku liikumist ja vastutuse võtmist iseenda seisundite eest iseendale ja teadlikku reageerimist teadvustades, see on minu panus ühisesse ühisvälja. Aitäh kõigile, järgmise korrani!